Maitseb või? Hello! Oh my god, kui kaua ma ei ole seda kaamerat käes hoidnud. Käes on 30. oktoober ja ma olen hetkel oma väikeses Riia hotellitoas. Siin on mu voodi, seal on juba välisuks, siis seal on vannituba, seal on kapp, seal on kirjutuslaud, öökapp, näete, ja siis tagasi siin voodi juures. Tulin siis siia sellele igakuisele miitingule, mis meil on, ja ma nagu panin ammu tegelikult plaani paika, et ma alustan sellest nädalast uuesti nende vlogidega ja mul lihtsalt on tõesti hullumeelne kuu selja taga, aga kõik on möödas, kõik on tehtud ja ma saan nüüd tagasi ikkagi nagu nende vlogide juurde ka asuda, et ma olen niimoodi igatsenud seda. Oh my god, päev on läbi saanud, kell on 10:30 ja ma jõudsin hotelli tagasi ja ma lahkusin hotellist kell 9:30. Päris pikk päev on selja taga ja ilmselgelt, nagu te aru saate, siis peale hommikusi neid kaadreid ma rohkem ei filminudki. Aga okei, vähemalt on mingi algus sellele videole tehtud ja vaatame siis, kuidas nüüd edasi läheb. No nii, mis siis edasi hakkas saama, oli see, et käes on reede ja kuna ma näen nii jõudne välja praegu, siis tuleb selle näoga midagi peale hakata, et näeme kohe varsti uuesti. Okei, nüüd on vähe normaalsem olukord. Teisipäeval ma sõitsin siis tagasi Riiast Pärnusse, Pärnust Tallinnasse ja õhtul pidasime sõpradega Halloweeni pidu. Mingil hetkel keegi ütles seal siukse kommentaari, et vau, et mitte keegi ei vlogi. Kuidagi, kuna meil on päris palju nagu YouTubereid seltskonnas, siis oli see nagu üllatus, et mitte kellelgi on kaamerat väljas. Ja siis ma sellel hetkel mõtlesin, et okei, ma ei võta ka seda välja. See oli kuidagi selline märguanne mulle, et naudi õhtut ja unusta ära see kaamera. Ja täna ma siis mõtlesin, et ma peaks tegelikult ikkagi selle kaamera uuesti kätte võtma, et kuna esmaspäeval sai algust tehtud, siis võiks ju mingi nagu materjali ikkagi nagu kokku panna. Hetkel sättisin siis ennast natukene rohkem inimese nagu ja lähen sõbrannadega siis kooki sööma. Aga ma pistan kaamera kotti, ma vaatan, mis mul nagu filmida õnnestub ja niimoodi, et ma üritan natukene midagi siia saada. Kinost nüüd, käisime vaatamas Pahad emad teist osa ja kumb parem oli, esimene või teine? Esimene. Jaa, esimene oli raudselt parem. Kuigi no ütleme nii, et see oli siukene mõnus nagu mõnus meelelahutus. Võt, aga nüüd lämmegi siis koju ära ja homme näeme. Jou, käes on siis laupäeva hilis hommik, lõuna juba tegelikult kell on 12 täpselt. Ja ma jõudsin omadega Keilasse, sest et ma tulen oma endisele töökaaslasele ja tema nunnule tütrele ja siis külla. Ja ma tõin külakosti endaga kaasa. Käis just Kullar, kes tõi siis mulle neid Tesco tooteid, mis on siis uued tooted, mis Prismas müügil on. Ja kui mulle kirjutati, et mulle tahetakse neid tooteid saada, siis ma olin nagu nii elevil, sest et ma olen nii palju näinud Alfie ja Zoe nagu vlogides, et nemad käivad Tescos. Ma lihtsalt, mul oli nagu niimoodi, oh my god, Tesco, kõlab tuttavalt, Alfie, Zoe raudselt on kuskil maininud ja siis ma olin juba, oh my god, yes, I'm sold nagu. Aga ma võtsin nüüd siia kaasa, et neid koos proovida nendega. Lähme siis tuppa ja vaatame, kuidas need asjad maitsevad, et 3-aastane, ma arvan, annab päris hea ausa hinnangu nendele asjadele. Mis tegema hakkame? Kas me hakkame sööma või? Jaa! Jaa! Vau! Sööme seda ja seda ja seda. Lahti selle. Alustame šokolaadist. Ma sain selle lahti. Gluteeni ja nisu vaba šokolaadi glasuuriga vahvitükk. No. Kas sulle maitseb või? Mul on kõik ära juba hea. Päris hea, jah? Siis me järgmisena proovime, Johanna. Seda? Küpsist magus ikka enne. Vaatame, kas lapsed saavad ise lahti. Oh my god.
Oot, ma sain ise lahti. Ma saan seda kohe lahti, seda ise. Ja sa oled juba suur trükk, jah? Kui vana sa oled? 3-aastane. Need näevad väga ilusad välja ka. Nii šokolaadine ka vaata. See on ka gluteeni ja nisuvaba. Näete, mul see tundub nagu mingi väga hea lõhna järgi. Kuidas maitseb? Hästi või? Oh my god. Proovime. See on hea ohtlik hea. See on ohtlikult hea. 3 šokolaadiküpsis on see. Anna mulle ka. Belgia piimašokolaad, tume šokolaad ja valge šokolaad. Mis sa arvad? Šokolaadipatoon. Nagu šokolaadipatoon või? Võib küll nii öelda vist, jah? Teed niimoodi või? On nii, jah? Jee. 2 käega lausa või? 10 punkti. Jah, tundub nii. 10 punkti. Mis järgmine teha? Seda või? Saad ise lahti ka või? No väga hea, krõps võib järgi hoopis lahti saama. Gluteeni, nisu ja piima vabandan veel nüüd või? Jälle piima oma. Juustu maitselised maisikrõpsud. Kuidas maitseb? Hästi. Hästi või? Maitset võiks rohkem. Maitset võiks rohkem olla või? Mulle täitsa meeldivad. Mulle ka. Need on, ma hästi tihti, ma ei taha neid nachosid nagu paljalt süüa, vaata. Et tahaks ikkagi nagu tipp oleks, aga neid nagu täitsa võiks süüa. Minule maitsevad täiega, sest et mulle just meeldivad nagu need juustu mingid tortile. Pepa. Noh, Pepale ka meeldib ta. Susi. George. Kõik see. Kõik sõid. Kas neile maitses? Ja. Aga dinosaurusele andsid või? Nagu mulle ei maitse. Dinosaurusele ei maitsenud või? Aga dinosaurus ongi natukene, noh, sööb teistsuguseid asju, on ju. Ta sööb lapsi. Äkki dinosaurus? Tal on nii väga pätsu. Nüüd see. See järgmine. Vaata, kas sa seda saad lahti? Proovi. 3-aastaste testimine, et kui lihtsalt pakkumid lahti käivad. No väga hea krõpsu ei saa. Ei saa. Enne kui suhu läheb. Veiseliha ja sinepi maitselised kartulikrõpsud. Ma veits kartsin selle proovimist, ma arvasin, et mul on nagu absoluutselt ei maitse, aga tuleb välja, et mul ikkagi läheb igasugune krõps peale. Krõps. Väga hea. See on nii hea. See on hea. Kas see on parem, kui see eelmine oli või? Jah. On jah? Sulle ka meeldib see? Aga mulle meeldis nacho rohkem. Mulle ka. Nüüd see. Nüüd see. Nüüd järgmine või? Mis see on? Kas sa tead, mis see on? Vaata pildi pealt. Juustupulk. Täpselt. Hopsti, nagu naksti. Väga lihtne on pakki avada siin. Peaasi, et lahti. Juustu ja mooni seemnetega küpsisepulgad. Kas tavaliselt ei ole mooni seemned nagu magusate küpsistega vaata koos? On ju? Johanna, mis sa arvad? Mida? Sa pead ikka suust tühjaks sööma enne, on ju? Väga maitse. Väga Tore on väga maitsev. Lapse suu ei valeta. Täpselt. Aga mulle ausalt öeldes meeldiks see ilma nende mooni seemneteta rohkem nagu. Juust. Ja juust. Võiks olla nagu juustu ja juustuga. Pillu tuleb ka. Tahad ka proovida või? Pillu. Sulle vaata. Läheb. Ei saa hammustada ju. Palun. Kas see on, seda kassid ostaksid või? Tundub, et on. Näe, kass tahab veel. Yummy. Kas on maitsev? Kas on nii või? Johanna, on nii või? Aga mett võib küll proovida ju. See on apelsini õiemesi. Ma toon lusika. Nii ilus pilt. Täiega ilus see. Väga ilus see purk, jah. Ma mett ei söö ju. See käsi. Nii et väga huvitav on nüüd proovida. Võib-olla. Kui magus. No, istu suhu. Maitseb küll. Maitseb küll. Väga magus on see. Maitseb või? Aga see on täiega hea tegelikult. Mulle meeldib. See on Ma olen suur mees. See on nii hea. Mis ma pole veel seda? Tahad? Ei taha?
issand, see tundub mega hea. kujutad ette pannkoogi peale? Ma arvan, et ma hommikul teen kodus pannkooki, et seda proovida. Ta on nagu hästi pehme maitsega, vaata midagi hästi siuke mõnus. Täiega mõnus. Sulle nägu tuli ette. See on ära proovinud. See meenutab täiega mingit asja. Mingit kommi või midagi. See lõhn on, vaata. Meenutab väga Coca-Cola seda kummikommi. Jaa, täiega. Ongi. Ma ei saa aru, millega seda süüa. Nagu, ma ei tea. teoorias võiks seda ka mingi pannkoogi peale panna. Jah, nagu mingi määraval. Johanna, tahad ka seda proovida? See oli väga hea. See on hästi hea. Laimi. Delicious. Mis sulle kõige rohkem meeldis? See. Küpsis või? See küpsis. Šokolaadiküpsis oli kõige parem, jah? Sööd veel ühe või? Vist selle kuu magusaliimiit on täis söönud nüüd. Ma arvan, et minu lemmik oli... Issand, ma ei teagi tegelikult. See... Mulle meeldis juustupulk. Šokolaadiküpsis juustupulk ja siis need nachod ka, kõik kolm nagu. Ja mulle tegelikult meeldis mesi väga ja see ka, see pasta, see laimipasta. Mina tahan igatahes seda vahtrikiirupit pannkookidega järgi proovida. Aga lemmikpakend on mul küll selle meie oma nagu. Ja nii ilus. Nagu ilublogija. Vaata. Nii. Nii. Opsti. Siuke. Väga ilus. Järgi proovitud. Jah, väga maitsev oli kõik tegelikult. Oli jah. No müügil juba Prismas. Jaa. Nii et kes tahab järgi proovida, siis Prismas saab. Mis sulle Prismas veel meeldib? Karusell. Jaa. Millises Prismas see on? Kõikides Prismades on ju tasuta karussell lastel. Jah. Approved laste poolt. Tere hommikust! Nagu näost on näha, siis on hommik. Tegelikult ei ole enam nii väga hommik, mis see kell on. Noh, 11 või peaaegu. Aga meil on Karoliinaga traditsiooniline pühapäeva pannkoogi hommik nüüd. Kes on kauem vaadanud mu vlogi, siis me oleme seda vist päris ammu ja mitu korda teinud tegelikult. Okei. Aga ühesõnaga, ma võtan telefoni vastu siis. Ma ilmselgelt unustasin filmida seda, kui kõne läbi sai ja kui nagu, kuidas see laud nagu enne välja näis. Nüüd on tagajärjed. Ma üritan seda endale veel sisse pressida. Karoliina hakkas pühapäeval tööd tegema. Hello! Käes on nüüd sel nädalal teisipäev. Mul on uus võõras tagataust siin praegu, nagu te aru saate. Ja kaasblogija pani oma kaameraga tööle. Tadaa! Ja siis nosime siin sõõrikuid, nagu ikka. Ja joome kohvi. Sest et mul on juba traditsioon, et oh my god, iga kord, kui ma Liinale külla tulen, siis ma toon sõõrikuid. Võt. Käes on kolmapäev ja sain kokku Kristiinaga, kes hakkab mulle jalanõude modelli mängima. Nii et me tulime siia Ülemiste keskuse kõige ülesse parklasse juba hea on olla, sest siin ei ole mitte ühtegi inimest, nii et ma hoian sind jäädvustan seda, kui tore on jalanõude pildistamine. Vot, aga davai. Käes on nüüd, mis päev täna on? Neljapäev. Ma tulin kesklinna. Ma lähen sinna majja kohe. Vaata, kuidas ma näitan, sinna majja lähen kohe. Ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega sellist infot kõikidele oma siis tüdrukutest vaatajatele, naisvaatajatele, et kui te otsite Tallinnas depilatsiooni kohta, siis depilatsioonibuduaar on nagu the place to go. Mina käin kesklinnas Andra juures, keda ma veel soovitan nagu eriti, aga tema juurde on vist üsna raske aegu saada, nagu ma olen aru saanud, sest et on nii tahetud. Aga ma olen seal käinud väga erinevate inimeste juures ja kõik on üsna toredad olnud. Ma tavaliselt ei jaga sellist kohta, kus ma käin mingis kosmeetikus või ma pole vist isegi teiega jaganud seda, kus ma juuksurist käin.
aga ma mõtlesin, et ma täna siis jagan teiega sellist infot, et see ei ole mingi kinni makstud, sponsoreeritud asi, vaid lihtsalt minu isiklik arvamus ja soovitus teile. Tere hommikust, käes on reede ja hello! I look like poop at the moment, aga õnneks Liisa teeb mind kohe natukene nagu rohkem korda. Ütlen teile siis, millega ma vahepeal välja näen ja millega ma lõpuks välja näen, et saate näha seda. Jah, täpselt. Et kas tasub Liisa juurde tulla kulmudesse või ei tasu? Nii, mu kulmud on nüüd valmis. Ma olen küll, kui ma läheks mööda minema, aga okei, fiksime appi need kohe. Tšau, ma unustasin Liisa juures ära lõpetada, sest et tal tuli uus klient ka peale, aga kulmud on siis sellised, lõpuks ometi on need mul jälle korras, ma olen... Ühesõnaga, ma soovitan küll Liisa juurde minna, sest et ma olen täiega rahul oma kulmudega. Praegu ma lähen 2 pakki teile panema ja näete nagu seda karbikest. See on lihtsalt nii ilus. Ma küll loodan, et nad hoiavad seda, nagu transpordivad seda karpi seal Omniva pakiautomaadis hästi, sest et siin on nagu õrnad asjad sees. Selles Tigeris praegu on nii ilusad igast nagu pakkimis need karbikesed ja paberid ja asjad. Igatahes ma lähen panen need pakid teele ja siis tuleb väga... Nagu te nägite, siis see eelmine klipp lõppes ära täiesti ootamatult, sest et mul sai kaamera aku tühjaks. Ja nüüd on kätte jõudnud järgmine päev, on laupäev ja ma olen, kes tunneb ära tausta järgi, siis olen Pärnus. Mul tuli ema nädalavahetuseks siia, tal on täna sünnipäev ja siis tähistamegi siis tema sünnipäeva nüüd siin Pärnus. Oi, esimesed külalised tulevad. Lähme vaatame, kes see? Jah. Kone. Püsti. Sofia tahab tagasi hoida jälle. Tahab veel hoida või? Sul on kohe, no sul juba süle valmis. Süle kõik valmis juba ootab. Ta ei kai. Hästi kõvasti kinni. Ja siis Liise turvab niimoodi. Oot, ja väga hea. Siis väga hea. Kui ilus asend. Nüüd ei kuku kuhugi. Vaata, kohe nii tugevalt. Ise on nagu juba nii väsinud. Ai, lehvitad ka veel ja ise hoiab nii tugevalt. Tõesti masendav, kell on 5 õhtul ja õues on kottpime nagu. Aga tulime väikesele jalutuskäigule, sest et kõhuseid nii täis söödud. Nii et nüüd peab veits seda külma ja vihma trotsima ja jalutama.